Ja, väga võimas algus. Tegelikult pidi natuke kuiva trenni tegema, nüüd peab ju kaamera ees asja tegema. Äkki näeb natuke parem välja. Vaevalt küll. Aga kõigile tervist. Kellele see video siis mõeldud on? Mõeldud on ta SRA laskjatele, kes võib-olla tahavad lihvida oma oskusi ja näha ennast ka mingisuguses pingereas, et kus ma oma tasemelt olen ja mille kallal võib-olla natukene tööd veel teha. Tõenäoliselt on see hea ka nendele, kes ühel või teisel põhjusel ei jõua võistlustele, et sealt nad saavad ka ennast mingisugusesse tabelisse ja mingi ettekujutuse oma oskustest. Rääkimata üldse sellest, et on üks hea põhjus lihtsalt oma taguots tiimani pealt üles tõsta, minna tiiru ja mõned paugud teha. Et selle jaoks me siis seda virtuaalvõistlust siis teeme. Ja, kui te ei tea, mis asi see SRA üldse on, siis video ilmselgelt ei ole teile, nii et scrollige aga edasi. Nali. Jah, stand-up, siit ma tulen. Lühidalt, SRA on siis militaarversioon praktilisest laskmisest, võib-olla taktikaline laskmine, et kes kuidas seda nimetab. Et kui teil mingisugune huvi selle vastu on, et minge leheküljele sra.ee, sealt leidke klubi, mis asub teile lähemal, võtke nendega ühendust ja sealt saate tõenäoliselt edasised juhised. Kuidas see kõik hakkab siis välja nägema? See aasta me siis keskendume ainult püstolile ja kui asjal on jumet, siis võib-olla lähme edasi ka automaadiga, võib-olla kombineeritult ja nii edasi, nii edasi. Esimesel kuupäeval me laeme üles videoharjutusest, mis see kuu siis tuleb teha ning loodetavasti abilistega, kes siis mõistavad natuke paremini lasta. Anname mõningad näpunäiteid, soovitused, et millele keskenduda ja kuidas see drill siis tõhusamalt sooritada. Seejärel on teil kuu aega see drill teha sellest ka video ning edastada meile. Harjutusi kokku tuleb 6 ja lõpus siis selgub võitja, keda ootab au ja kuulsus. Kindlasti teeme ka vahekokkuvõtteid peale igat harjutust. Natuke reeglitest, et mis teil vaja läheb? Vaja läheb vööd, mille küljes on siis SRA reeglitele vastav kabuur, salvetaskuid ja loomulikult, kui te olete kohusetundlik laskja, on ka teil esmaabivahendite tasku. Loomulikult kaitseme kõrvu, kaitseme silmi ja vaja läheb teil ka lasketaimerit. Et kui teil endal seda käepärast pole, siis võib-olla laenake oma klubilt või kui olete Kaitseliidu liige, et äkki Malev laenab teile. Filmimiseks kasutage siis mis iganes telefoni, GoPro'd, minugi poolest kas või drooni. Abiks on tõenäoliselt mingisugune statiiv või hea sõber. Filmida tuleks siis nii, et jääks ka kaamera peale nii teie kui ka sihtmärgid. Kui olete oma harjutuse sooritanud, võtke taimer, näidake kaamerasse, kindlasti näidake nii, et sealt oleks neid tulemusi näha ka, muidu me ei saa selle asjaga edasi minna. Seejärel, kui aeg on taimeriga näidatud, liikuge sihtmärkide juurde ja filmige siis teie tabamused. Lähteasend. Iga harjutuse puhul me oleme siis püsti, relv on kabuuris ja on ka laetud. Jätame käed siis niimoodi randmed vööst allapoole, et ärme tee neid selliseid liigutusi, kus on relv juba peaaegu väljas. Oleme rahulikus asendis, et kus nad siin on, siin vahet ei ole. Laskepositsioon markeerige siis kas mõne refiga, mõne pulgaga, mis siin on, või lihtsalt tõmmake joon maha ja nii, et lihtsalt oleks aru saadav. Loomulikult, kui teil tiirus on juba sellised kastid markeeritud, siis lisatööd teil pole vaja teha. Punktide arvestamine. Kasutame siis standardset SRA sihtmärki, kus on siis Alfa, Bravo, Charlie ja Delta alad. Alfa ja Bravo ala annavad siis 5 punkti. Charlie ala annab 3 punkti ja Delta ala annab siis 1 punkti. Möödalasud paneme kirja ja saame sealt -10 punkti. Et võistlusel osaleda, peate Shoot & Score'is registreerima ennast võistlusele virtuaalne Challenge 1. Tasuma ka sümboolse osalustasu, mis niikuinii suuremas osas läheb võidufondi, kuhu lähevad ka kingitused sponsoritel. Sponsoreid meil muidugi hetkel ei ole, nii et
sponsorid. Kui te nüüd ei saanud üldse aru, millest ma räägin, siis Shoot and Score'it on internetikeskkond, kus siis SRA võistlejad saavad registreerida võistlustele, näha ka oma tulemusi. Nii et põhimõtteliselt ise oma tulemust ei pea arvestama, et me arvestame teie eest ära ja siis näete tulemust tabelis. Nii et selleks, et osaleda, peate siis minema Shoot and Score'it leheküljele ning tegema endale konto ja kui te olete ka mõne klubi liige, siis loomulikult märkige see ka ära. Paneme selle lingiga siia selle video kirjeldusega. Kokkuvõtlikult, osalege võistlusel, nautige laskmist, nautige harjutamist ja kui te pole ennast varem kõrvalt teinud laskmas, see võib päris selline silmi avav kogemus olla. Jah, seda formaati me pole ise välja mõelnud, et kopeerisime ameeriklastelt, nii et kogu aud ma ei saa endale võtta. Videosid, mis te saadate meile, kuskilt me avalikult üles ei pane, nii et seda muret pole. Seega näeme maikuus. Skooris registreerima ennast võistlusele virtuaalne Challenge X Tool ja seal registreeruma see küll nautige laskmist ja Charlie ala 3 punkti ja Delta ala annab siis 2 punkti. Annab ikka või?